selgelt ei ole siin midagi. Seis on 2-2 ja nüüd on seire 2 võidu, nii et oleme korrektuure teinud teatud asjades nii kaitses kui rünnakul ja hetkel on vilja kandnud, et eks me vaatame jälle tänase mängu samamoodi üle, et ma võtan selle Andrese märkuse, jätan ka meelde, mis ta ütles, et ma video vaatan ikka üle ja siis teeme järgmiseks mänguks jälle oma plaanid ja lähme vastumängule. Me rääkisime sellest, et me ei mängiks nagu külje suunas, vaid me mängiks ka korvi suunas. Ja see on üks asi, millest tegelikult kaitsest hakkab pihta, eks, kui me saame kaitsest kas lauapalli või siis vahelt lõike, mis iganes. Et me ei pea otsa auti välja söötma. Siis on oluliselt lihtsam saavutada rünnakul selline situatsioon, kus sul ei ole kohe 5 meest kaitse sees. Nii et see rünnaku kiiremaks ajamine ja kohe alguses ründama hakkamine, sellele me oleme tähelepanu juhtinud ja tegelikult me oleme seda terve hooaeg teinud, et see ei ole mingi uus asi, aga lihtsalt see on efektiivsemaks muutunud viimases 2 mängus. Nii nagu Andres ka ütles, et nüüd on jällegi 2 päeva vahet. Eelmise mänguga oli 2 päeva vahet, nüüd on 2 päeva vahet, et seal vahepeal on üle 1 päeva mängud. Et igal juhul on selge, et siis on eelis jälle suurem, kui on üle 1 päeva mäng, kui on 2 päeva mängude vahel vahe, jõuab taastuda rohkem, ilmselge. Ja see, mis Silver ütles, et iga mäng on nii-öelda 1 võidu eest, kas see on 1 punktiga, 20 punktiga, siin ei ole mitte mingit vahet ja iga mäng hakkab 0-0-ist. Et selles mõttes võimalused on ju võrdsed. Ja loomulikult meie peame rõhuma oma trumpidele ja kui me suudame seda teha, siis meil on eelis.